Nii, alustame siis istungiga. Helle, sa pane ka kõik osalejad kirja. Ja alguseks teeme siis jälle ühe kohaloleku kontrolli mõttes proovi hääletuse. Vaatame, kus see nüüd on. No ise ei leia üles, kus mul see jah-nupp on. Reactionits. Jah, palun kõigil panna volikogu liikmetel jah, ma saan praegu 10. Nii, vaatan, kes see on 11. Einar, sa vist ei saa hääletada või leidsid üles? Einaril on mikker maas. Kus kohas see tuli? Reaction sealt teeme hääletuse, kohaloleku kontrolli. Pane rohelist. Aga võib-olla mõnel tuleb ta, minul tuleb ta participants või mis ta participanti on hoopis. Jah, sealt tuleb ka, see on vist sõltub versioonist. Ma ei saa üldse pihta nüüd või? Täitsa all on, Einar. No parts jah. Jah, ja sul tulevad siia käsi, linnuke, rist. Mina ka ei saa hääletada Linnuke. ei tea, miks. Mul ka ei anna. Paned linnukese ja pärast võtad tolle linnukesega, maha. Nii, Svetlanal ka ei anna. Kui sa Svetlanal lähed siia alla, kas sul seal on selline nagu ei mulka mul see linnuke. Reactions nuppu vajuta, Svetlana. Ja sealt tuleb vali. Yes. Sul on mobiilivaade on ju. Nüüd tuli. Nii, praegu on ikkagi 11 meil kohal. Marguse oma on ka puudu. Ma ei tea, mina vist ei saa. Margus tuli. Svetlana. Kaks kohta, kust võid saada, üks on seal participants alt, seal on reactions ja siis võib olla ka, kui on... Ma vaatan reaction, vot siin võib olla, kas saan, nüüd saan. Said, jah? Nii, nüüd on 12 meil. Margus ikka ei ole. Vahepeal nagu oli vist. Korraks viskas. Olegi oma on ka puudu. Ma panen uuesti vaadake. Pane uuesti, jah, siis jätke sisse praegu, et ma tahaks, et süsteem töötaks, muidu me ei saa pärast hääletada. Kas nüüd on? Minul näitab, et on. 14 osalejad, 14 peaks olema vist hea tulemus, sellepärast, et Annelat ei ole. Järelikult on 14 kohal ja saab hääletamine ka toimuda. Võtke oma hääle. Aga Margusel läheb ise maha. Minul läheb automaatselt ise maha. Okei, selge. Aga sa pead siis sees hoidma, vaata, kui läheb maha, et siis lülita uuesti sisse. Et häälte lugemisel su hääl kaotsi ei läheks. No mul läheb ka nagu korraga mõne 10 sekundi pärast lähed ise maha. No siis pange vahtsest mitu korda, et jääks lugemisse. Mis ma panin ristiga nüüd? Sama, ei, ära pane eit, vaid sa pead uuesti rohelise peale panema, siis ta läheb maha. Ja kui paned risti, siis peab uuesti seda risti peale vajutama, et läheks maha. Nii, kellelgi on veel jah sees. Nii, kõik on maas. Nii, lugupeetud volikogu, kohal on 14 volikogu liiget ja päevakord on teil ette kuvatud.
ekraanile päevakorras vallavalitsuse infominutid, Setomaa valla 2021 aasta esimene lisaeelarve, Setomaa valla arengukava 2020 kuni 2029 muutmise algatamine, revisjonikomisjoni aruanne, Setomaa vallavalitsuse 2020 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, Pikk tänav 33 ja Pikk tänav 52 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine, sanatooriumi T4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine, avaldused ja kirjad ja järgmisest istungist. Kas päevakorra osas on kellelgi midagi küsida, mingit öelda, mingit ettepanekut? Andke käega märku või lülitage lihtsalt mikrofon sisse. Ettepanekuid ei ole, kas keegi nõuab hääletamist? Keegi hääletamist ei nõua, sellega on päevakord ühehäälselt kinnitatud. Alustame päevakorraga ja vallavalitsuse infominutiteks sõna vallavanem Raul Kurjale. Palun. Nii, ma püüan ka jagada. Siis tervist ka minu poolt veel. Pean niisuguse lühida ülevaate anda, et siis mis kuu jooksul toimunud on, et eelarveliselt on meil tulumaksu laekunud 40,12%, suhteliselt võrdselt eelmise aasta nagu laekumisega ja natuke võib-olla ootus oli suurem, aga eelarves praegu me täpselt püsime, aga siin on nagu võib-olla kaks aga, et üks on see, et meil on praegu ikkagi 25% töötuse kasv nagu tõusnud kusigi 120 pealt 140 peale on töötute arv tõusnud Setomaa vallas. Ja teine nüüd millinegi nagu mis meist nagu üldse ei sõltu, on ka Rahandusministeeriumis millinegi jama sellega, et on mingi osaliselt mingi pensionid tulumaksu arvestatud kõikidele valdadele nagu rohkem ja juba tehti ka aasta alguses miski tagasiarvestust ja mina ei teagi, mis sellest nagu lõplikult saab, aga Rahandusministeeriumi leie oli mingi infopäev, kus öeldi, et võib-olla tuleb mingi tulumaksu tagasiarvestus, sest Rahandusministeerium on valesti arvutanud neid juba eelmisel aastal. Ma siiski loodan, et see nagu meid ei mõjuta palju, aga iga euro on tähtis ja see natuke tundub ausalt öelda nagu jamana. Et see ei ole omavalitsuste süü, aga vaatame, kui palju kui midagi selgemaks saab, et kui palju ta mõjutab. Maamaksu on sama palju kui eelmisel kuul. Põhitegevuse tulusi oleme me siis täitnud 41,5% ja põhitegevuse kulusi on hetkel siis kulutatud 32,5%. Ja see tulem on hetkel siis ongi nende vahega siin, et on nagu oluliselt on positiivne. See ka on, et aasta alguses kantakse tasandusfondi rohkem üle, kui aasta lõpus siis on vähem proportsionaalselt ja selle kuu kõik palgad ka ju ei ole veel läinud siit, nii et sellepärast aga nagu tekib ja teatud kulutusi on ka edasi lükkunud. Likviidsed vahendid, et niinimetatud raha on meil siis ka üle 2 miljoni arvel. Vallavalitsuse istungitelt toimus Setomaa haldusüldkoosolek, kinnitasime siis ka eelmise aasta majandusaasta aruande. Need aruanded, hea küsimus, kas see on leitav meil kodulehelt, võib-olla veel ei ole, aga ta on tegelikult kajastub meil ikkagi aasta aruandes, konsolideeritud aasta aruandes on ka Setomaa haldus sees. Aga suurusjärk, nagu öelda, et küll
miinus 45 000 oli nagu tulem, aga võib nagu öelda sinna juurde, et peamise, mis selle tekitab, on näiteks 113 000 on põhivara amortisatsiooni. Ja nii et sealt on see teema. Siis ka, mis on nagu eelarveliselt ka juba eelarves, et me siis suurendasime Setomaa halduse osakapitali 15 000 nagu võrra. See on siis niinimetatud nagu veetrassi, vee- ja kanalisatsioonitrassi nagu arenduse siis liitumistasud niinimetatud sinna muuseumini välja. Siis nüüd istungitelt, et andsime siin suviste käsitöö ja maalada kohatasude kauplemistingimusi ja otsus on see, et see toimub, kuna igal pool on nii pehme, siis see toimub vallamaja ümber siin ka kiviplatsidel ja piirkonnas ja püüame siis kohtusime ka või ütleme, et nagu arutasime kultuurikeskusega ka seda Terviseameti nõuetele täitmist ja hajutatust ja kõike muud, nii et siiski ma tegelikult nagu loodan, et nii hullult rahvast ei tuleks, et me jällegi mingi punasesse lähme. Me saime tegelikult kiita Obinitsa laadakorraldusega, kus oli hästi suure platsi peal. Aga ma arvan, et inimestel on nagu vaja seda, et natuke enda rahakotti tuulutada. Siis kuulutasime välja Setomaa muuseumite Saatse muuseumi püsiekspositsiooni ideekonkursi, mille pärast ma pikemalt sellel peatun, et me esmakordselt kuulutasime välja ideekonkursi, kus siis ka moodustasime veel eraldi žürii ja see, kes idee võidab, siis see saab ka teostuse nagu teha. See on võib-olla ka nüüd välja pakutud siin uue direktori poolt, et sellist hankemenetlust nagu teha, et meil ei ole seal valmis kõiki projekti juba, vaid see tulebki projekteerida idee tasandilt nagu ellu viia ja nagu valmis teha. Siis oleme andnud avaliku ürituse korraldamise lubasi, neid on mitu tükki. Küll on ka sellised spordivõistlusi ja nagu erinevaid üritusi, et siin ei ole ühtegi midagi suuremat. Siis ühekordselt sotsiaaltoetusi maksnud, neid on ka nagu mitmeid on nagu kuu jooksul. Siis vallavalitsus võttis vastu otsusega võõrandada vallavara Sireli 2 Saatse külas. See on, kes teab Saatses sisse sõites kiriku poole vasakut kätt, see on üks kaasomandis olev, üks väga halvas korras korter, kus meie üks inimene on nüüd sealt ära viidud elamast, et ta sisuliselt on nagu elamiskõlbmatu ja kuna see kaasomanik on nagu valmis oli selle ära ostma, siis me pidasime, et selle investeering korda tegemiseks on nagu väga oluliselt kõrgem ja see kaasomanik võib-olla seal väga hea seis ei ole ka, nii et see on otsus tehtud. Siis hoolekandeteenuste osaline rahastamine, eluruumi üürile andmine, siis Meremäel, seal on ka tegelikult Meremäel oli 2 üürilepingut veel isegi. Ja vara omandamine, et arenguplaneeringu alt on siis ka otsus on tehtud, see ei ole veel kuhugi jõudnud, et omandada niinimetatud 3 barakki Põhjalaagri territooriumil, mis on eraldi välja mõõdetud ja selle hind on 5600 €, mis on niinimetatud mõõtmiskulud. Iseenesest see planeeringu ja selle kulud. Need lähevad ka nagu muinsuskaitse alla militaarobjektina ja see menetlus ka poole. Et siin on räägitud ja selle ettepaneku on ka teinud Setomaa muuseumite nõukogu ja sellega ma usun, et nagu
pikas perspektiivis võiks seal selle Põhjalaagri territooriumit arenduseks on see vajalik. Siis on projekteerimistingimuste väljastamine Mäesikülas, Luhamaa külaplats, Pritsikuur. See projekteerimine käib ka, et see raha on siis niinimetatud nagu katuseraha või tulnud ja sinna külakeskuse kõrvale see ka Pritsikuuri niinimetatud projekt või eelprojekt hakkaks varsti valmima juba, saab valmis. Et kuidas sealt edasi küll, see on ka selline samm-sammult ja siin on taga väga kohalik kogukond, kes nagu ise seda asja ka nagu veavad. Siis ka lihtmenetlusega hanke Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine, 21, 22, 23 väljakuulutamine. Siis oleme ka ära jaganud miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise, taastamise toetamise 3000 eurot kahele taotlejale. Siis tänavavalguste ja projekteerimine, ehitamine, lisatööd edukaks tunnistamine. See on siis Setomaa selle tänavavalgustuse projektist, mis nagu ülejääva raha ja võimaliku siis veel võimalike tänavavalgustus laternate vahetus, mitte postidega midagi juurde tegemist, vaid siis laternate vahetust viimased, mis hankes nagu ei olnud. Oleme ka kinnitanud Setomaa valla ametiautode vastutajate garažeerimise ja see on seoses ka uute töötajatega ja täpsustanud. Me oleme tegelikult seda ikka pidevalt nagu värskena hoidnud ja inimesed, kes siis vastutavad valla autode eest. Siis mul on siin vist natuke kirjalik enampakkumiste tulemuste kinnitamine. See on seoses 2 korteriga Meremäe majas, kortermajas. Sinna jäi veel vallakorter, mis on plaanis ära remontida. See on see maja, kus kütet ei ole ja tegelikult on seal lisaks veel 2 korterit vallakorterit. Siis üksikute puude raieloa väljastamised, siin on siis Podmet, Tonjas on tegelikult Lobotka külaplats Kuningriigi osas ja Podmetsa külaplats on Podmetsa valmiste osas ja ka Noored Setomaa programmi aastavoorust raha eraldamise kinnitamine. Siis muudest asjadest üldplaneeringust, et on veel siis üldplaneering sellises menetluses, kus on veel 3 kooskõlastajat, kes on palunud tähtaja pikendust ja kui see kõik hästi läheb, siis loodame planeeringu vastu võtta ja siis ta läheb avalikule väljapanekule, kus siis saab ka nagu ettepanekuid teha. See oli kohtumine siin ka Setomaa liiduga eestvedamisel ja ka Välisministeeriumiga, mis puudutab nagu sellist Venemaaga suhteid, siis see, et ja meie soov on pikalt olnud juba siin see, et lihtsustatud piiriületuskord Venemaaga lauale tõsta, see on see nagu 30 kilomeetrit nagu raadiuses. Aga praeguse seisuga nagu välispoliitikas ja seda kindlasti ei tehta, et neid läbirääkimisi üldse alustada, aga väga konstruktiivselt rääkisime läbi viisakoordinaatori tuleviku tööülesandeid, kõik see viisade kompenseerimise, summade suurendamist ja võib-olla ka pikendamist, et saaks pikemaid viisasi ja saaks ka rohkem neid nagu põhjuseid, mille eest nagu viisasi kompenseeritakse, et kui siin nüüd piirid avanevad, et siis saaks ikkagi nagu inimesed käia. Siis Setofolgi toimumise otsustame esmaspäeval, proovime seal saada tausta, aga keerukas. Siis ka 1. juunil on väikese Meremäe matkaraja avamise üritus,
lapsed, seal ei ole nüüd midagi nii suurt, aga siiski, et märk maha jääks. Viljakeste paadisilla ehituse leping on või ujuvsilla või ujumissilla ehituse leping on sõlmitud. Tarka auhindade üleandmine toimus. Kooli lõpetajate, kõikide 9. klasside lõpetajad on vastuvõtul käinud ja on kätt surutud, nii nimetatud. Siis juba eelmisel tegevusele lasteaiarühmaga raamatukoguga on siis nii, et notaritehing on toimunud, käib ka juba mõlema ruumi projekteerimine. Et projekteerijad on kohapeal käinud, nii et selle töö käib. Noortekeskustega on kokkusaamisi tehtud ka Mikitamäel, viimane oli Mikitamäel ja tegelikult siis on seal, et ka juba käib ikkagi uue töötaja leidmine Mikitamäele, sest ta nagu praegune töötaja liigub sealt ära. Aga me oleme nagu positiivsed. Siis gümnaasiumi hoone projekteerimine projekteerijatega sai üle vaadatud siin pool päeva hoonet ja see on nüüd jällegi avapaugu saanud. Siis ka teedehange, niinimetatud mitte hange, vaid hanke täitmine käib, aga see eelmise aasta niinimetatud oma, et mis pidigi teostatama nüüd, aga vihb selgelt igasuguseid teetöid segab. Ja siis ka Piret on ette küsimuse esitanud, et millal algab Mikitamäe kooli spordiväljaku ehitus. Hanke töövõtja on esitanud meile graafiku ja on kinnitanud, et 27. nädalal tuleb tegema. Et ehk siis ka juuli 1. nädal on see ja hanke lepingu tähtajaks peab ta nagu valmis olema, see vist oktoober. Ausalt öelda isegi, jumal tänatud, et ta praegu ei ole tegemas, sest see praegune viimane olukord ega töid poleks lasknud teha. Siis see Mikitamäe kortermaade tagune heinamaa, et siis suve teises poolest toimub seal purustamine ja kõik peenramaad jäävad kindlasti seal alles. Ja Võõpsu tänavavalgustus ei põle, et me oleme teadlikud, seal on käidud kohal ja Lauri on sellega tegelenud ja seal ei ole viga päris 100% teada. Aga kaabel hoopis katki või on see ikkagi valgustirike, mis põhjustab seda nagu väljalülitamist ja võib-olla see suur vihb siin. Aga sellega nagu tegeldakse ja nagu Jäämetsale on öeldud, et paluda juba tükk aega tagasi, et jagada infot, et see vald teab ja püüab seda nagu parandada, aga ei ole saanud seda korda. Minu poolt kõik. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Minul on. Imre, palun. Kui seda majandusaasta aruannet vaadata, siis seal Setomaa halduse puhul jäi silma, et eelmise aasta see miinus on veel tõusnud, et mis selle põhjuseks võiks olla? Millinegi hulk põhivarasi tegelikult ju veel ka suurenes siis eelmisel aastal, ega ma nagu sulle nüüd päris täpselt ei oska öelda, selles mõttes, et peaks siis me vaatasime ikkagi, et tegelikult on tulud suurenenud, sellega on võrreldes ka kulud suurenenud, siis me nüüd vaadata, et see mõju on ka selles natukene, kui siin veel mitte eelmine, vaid üle-eelmine aasta lõppes ka siin osaliselt ka veel Mikitamäe kanalisatsiooniprojekti nagu nagu rahad veel laekusid osa, aga kuigi see ei tohiks väga mõjutada seda.
mis ma ütlen, et seal on võib-olla ka see, et tegelikult summad ju ei ole seal väga suured, et me ka maksime lahkuvale juhatuse liikmele seal mingi kompensatsiooni ja võib-olla sellest nagu. Aitäh. Aitäh. Järgmine küsimus Vello Saarele või Vello Saarelt. Vello, mikrofon. Ja minul on küsimus selle kohta, et kas vallavalitsusel on olemas parem ülevaade selle kohta, et kus need 120 või enam töötut on ja juhul kui on, siis kelle käest vallavalitsusest või vallamajast on võimalik saada ka tööandjatel seda. Siin on kummaline olukord, et ühelt poolt me oleme hädas, et meil ei ole tööjõudu ja teiselt poolt nii suur hõivatute hulk, see ei ole normaalne. Aitäh. Otsest nimelist ülevaadet meil ei ole. Mul on vanuseline ülevaade, need on tegelikult avalikud andmed Töötukassa kodulehel, aga me oleme nüüd viimane 6 aega tagasi umbes kohtusime ka Töötukassaga. Meil Setomaa vallas on nagu huvitav olukord, et me oleme nagu 2 Töötukassa haldusalas või et nii Põlva kui Võru. Ja ta ju ta niimoodi jääb ka, sest et võib-olla mingi Mikitamäe ja see piirkond liigub Põlvasse ennast arvele võtma ja teine nagu Võrru. Aga ütleme niimoodi, et päris nagu otseselt nimelisi asju meil ei ole, aga me saame seda nagu küsida. Aga vanuseline, et millises vanuses see on küll olemas. Mul on mingi arvutis isegi eelmise kuu lõpuseisuga kuskilgi see vanuseline jaotus, aga neid nimesi saab ka nagu sisuliselt küsida Töötukassast nagu järgi. Nii et kui nagu mingi konkreetselt, siis võib-olla on kas läbi valla Töötukassaga nagu võib-olla kohtuda või küsida mingi sihtsuunitlust või siis isegi otse Töötukassaga, et nad on tegelikult väga abivalmid. Aitäh. Järgmine küsimus Margus Kraavilt. Jah, et siin oli natukene võõpsust juttu, siis mul tuli ka nüüd ette, et kui sisse sõita Räpina poolt Võõpsusse, siis Setomaa valla viit on justkui vajunud viltu natukene, et kas on keegi pannud ka tähele või kes seda peaks nagu sättima natukene. Aitäh. See on Maanteeameti sildid, aga anname teada, et helistan kohe, et siin teedehooldajale, et ta redigeeriks seda või natuke kohendaks seda. Aitäh. Piret Kaase, palun küsimus. Nii, mul on küsimus seotud ilmaoludega. Et kas vald või omavalitsus saab märku anda ministeeriumitesse, et meie piirkonnas on probleem. Sademete hulk on liiga suur. Mure on põllumeestel, aiandustootjatel ja kui ma nüüd vallavanema infot kuulasin, siis nii mõneski kohast tuli nagu välja, et ilmaolud sellised ehitustegevust segab siin võib-olla nüüd laadakorraldust, et kuidas oleks mõistlik, kas siis põllumehed peavad kokku võtma ja oma ministeeriumisse andma märku või on võimalus omavalitsusel selline erinevatesse ministeeriumisse teha pöördumised. Ma kujutan ette, et ka üldine heakord, kuna see heinakasv on tohutu, siis on sellega lisakulud, teede olukord läheb halvaks, et erinevad ministeeriumid on sellega seotud. Et kas on võimalik või peab kuidagi, ma vaatan nagu enda tootmise poolt, siis
meil on päris suur hulk põldusid veel täiesti tegemata, sellepärast lihtsalt ei pääse peale ja igal kultuuril, ka teraviljadel, on teatud kasvuaeg vajalik, et teraviljakasvatajad teevad siin ümber külve, kus on vähegi võimalik, või siis planeerivad lihtsalt juulikuiseid taliviljakülve juba, et tegelikult on mure suur. Ja kus see sademete hulk tegelikult meie piirkonda justkui nagu sademete hulka ei näegi palju nagu näiteks Mikitamäel on sadanud või Värskas või Treskis või, et kas maantee need kaamerad annavad saju hulka? Loomulikult vald saab seda märgukirja ja nagu teha või nagu niimoodi taotlust. Me võib-olla peamegi siis natuke nagu põllumeestega nagu rääkima, et võib-olla Piret sinuga nagu rääkima sellest, et mis need on, et ongi need üleujutused maad kasutamata ja et tuldagu või nad kohe nagu teaksid, et muidu ilmad ilusaks lähevad, siis on kõigil unustatud see ja ma arvan, et päris palju kahju on tehtud nagu sellega. Et võtame nii, et lepime kokku, et siin, et räägime selle läbi ja kaasame teisi piirkondi ka nagu ja teeme siis need märgukirjad ära nagu. Jah, toimetame kiirelt sellega. Aitäh. Nii, aitäh. Kas Oleg, sul on küsimus? Jah, Raul, Välisministeeriumiga oli kohtumine, et võib-olla tegite mingisugust prognoose või et kuna nagu rahvas juba Petserisse saaks, et mõistat ütelda midagi? Aitava. Ei teinud. Et praegu on ju tegelikult keegi tegelikult ei tea, mis otsused nagu Venemaa teeb, kuna ta anda nagu piire. Et tegelikult on need piirid praegu suletud. Ma arvan, et Eesti teeb oma piiride otsused nagu selliselt, kuidas nakatumiskordaja, nakatumiskõver nagu alla läheb. Ja praegu on ikkagi need piirangud ja ma arvan, et see on selline kuu aja küsimus. See on ennustus. Me tegelikult ei rääkinud sellest, aga me Välisministeeriumiga tegime nagu selles mõttes seda tööd, et kui nüüd ikkagi piirid nagu lahti lähevad, siis et meie rahvas nagu üldse selle viisaga ja viisataotlustega ja nagu viisaga saaks üle sinna ja see viisakorraldus ja mis alusel üldse need nagu viisase antakse. Aga ma ei oska vastata sellele küsimusele. Nii, aitäh. Kas on veel kellelgi küsimusi? Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh vallavanemale. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Setomaa valla 2021 aasta esimene lisaeelarve. Ettekandeks sõna Leie Häälele. Tere, lugupeetud volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. 2021. aasta esimene lisaeelarve on volikokku jõudnud. Lisaeelarve maht on 296 086 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 112 887 eurot ja kulud suurenevad 114 874 eurot. Lisaeelarvega põhitegevuse tulem läheb miinusesse, see on siis 1987 eurot, kuid üldkokkuvõttes jääb ikkagi põhitegevuse tulem meil plussi, võttes arvesse ka selle põhieelarve. Siis investeerimistegevuse tulud suurenevad meil lisaeelarvega 145 699 eurot ja kulud 181 212 eurot. Ja eelarve tulem on siis negatiivne 37 500 eurot ja see vahe siis kaetakse rahaliste vahendite jäägist, mis siis suunatakse selle aasta eelarvesse.
ja põhitegevuse tuludes siis suurenevad meil kultuuri- ja haridusasutuste majandustegevuse tulud 600 euro võrra. See on Obinitsa postimüügiteenused, siis laekumised muudest majandustegevustest 970 eurot. Need on siis kahjuhüvitised, mida me oleme saanud Eesti Liikluskindlustuse fondilt, siis saadavad toetustest sihtotstarbelised tegevused toetuseks suurenevad 64 510 eurot. Kõik need summad on allpool tabelis ka ära toodud toetajate lõikes. Kõige rohkem siis rahasid tuleb praegu Rahvakultuuri Keskuselt 24 640 eurot. Siis on Kultuurkapitalilt 10 120 eurot, Haridus- ja Noorteametilt 2000 eurot, Sotsiaalministeeriumilt 4980 eurot, Riigi Tugiteenuste Keskuselt 5780 eurot, Muinsuskaitseametilt 4000, Tervise Arengu Instituudilt 6677 eurot, Rahandusministeeriumilt 5000 ja Setomaa Liidult siis 1313 eurot. Ja tasanduslik toetusfondi summad suurenevad 46 807 eurot, millest siis on osad rahade jagamine, sellepärast et me eelarve võtsime vastu ennem, kui riigi poolt eelarve kinnitati või see jaotus kinnitati. Nii et sellega on meil siis need tegevustoetused ja tasandusfondid nüüd ära korrigeeritud. Ja lisaks on siin sees ka siis 45 303 eurot, mis on tulubaasi stabiliseerimise toetus, millest siis 34 656 eurot on mõeldud siis selle COVIDiga seotud tulude vähenemise ja kulude suurenemise katteks ning siis 10 647 eurot on siis õpilaste distantsõppe toetuseks. Põhitegevuse kulud, nagu ma ütlesin, et suurenevad 114 874 eurot. Sellest siis vallavalitsuse eelarvet suurendame 3000 euro võrra, mis on mõeldud internetiühenduse parendamiseks õpilaste kodudes. Siis lumetõrje eelarvet suurendame 58 060 eurot, see on ülekulude katteks. Sporditegevuse eelarvet vähendame 3200 eurot, need on siis põhiliselt ära jäänud ürituste arvelt. Setomaa noortekeskuse eelarvet suurendame 175 euro võrra, mis on siis saadud Setomaa Liidult. Setofolgi eelarvet suurendame 4200 eurot ja Kuningriigi eelarvet siis 6860 eurot. Obinitsa raamatukogu eelarvet, nagu ma enne ütlesin, tulud suurenevad 6000, siis ka kuludesse tuleb see, või vabandust, 600, siis ka kuludesse tuleb see 600 eurot neile juurde postipunkti tegevusega seotud. Setomaa Kultuurikeskuse eelarvet suurendame siis 1980 euro võrra, see on siis projektidest saadud rahad, aga samas ka vähendame 3850 euro võrra, mis on siis ära jäänud ürituste arvelt see vähenemine. Ja Setomaa muuseumite eelarvet suurendame 24 250 eurot, mis on saadud samuti erinevatest projektidest. Värska lasteaia eelarvet suurendame 4000 euro võrra, mis on saadud ka erinevatest projektidest. Mikitamäe lasteaiarühma eelarvet suurendame 1201 eurot. Samuti keelepesa projektiga seotud Mikitamäe kooli eelarve suureneb 1820 eurot, see on siis eesti keele õppeks ja siis Rahvakultuuri Keskuselt saadud projekti elluviimiseks. Meremäe kooli eelarvet suurendame 2138 eurot, millest siis osa saadi Haridus- ja Noorteametilt eesti keele õppeks ja Setomaa Liidult saadi siis kooli aia õuesõppeklassi terrassi ehituseks. Huvitegevuse eelarvet vähendame 9631 eurot, see on siis riigipoolse toetuse vähenemine ja muusikakooli eelarvet suurendame 1229 euro võrra, see on siis projektidest saadud rahad. Siis raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetuste eelarvet vähendame 237 eurot, see on tasandus- või toetusfondist eraldatud summa vähenemine. Setomaa hooldekodu eelarvet suurendame 4980 eurot, see on saadud Sotsiaalministeeriumilt tööjõukulude hüvitamiseks seoses COVIDiga.
Asenduskodude eelarvet suurendame siis 9674 eurot, seda anti meile riigilt juurde. Perede toetuse eelarvet suurendame 948 eurot, matusetoetuste summad samuti suurendati riigi poolt. Ja sotsiaalse kaitse halduse eelarvet suurendame siis 6677 eurot, mis on saadud Tervise Arengu Instituudilt Imelised aastad projekti läbiviimiseks. Investeerimistegevuse tulud suurenevad 145 699 eurot, millest siis 8751 eurot on kinnisvara investeeringutest saadud tulu ja ka metsamüügist ning 23 948 eurot on siis Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimise projektiga saadud toetus. Ja lisaks siis 113 000 eurot on Setomaa vallale eraldatud COVID investeeringu toetust. Investeerimistegevuse kulud jagunevad järgmiselt, et päästeteenistuse eelarvet suurendatakse 5000 euro võrra, see on siis Luhamaa päästehoone rajamiseks. Setomaa valla teede remondi eelarvet vähendame praeguse eelnõu järgi 18 487 eurot, mis suunatakse lumetõrje kulude katteks. Tänavavalgustuse eelarvet suurendame 33 659 eurot, see on siis Setomaa valla tänavavalguste renoveerimise projekt. Setomaa raamatukogude Värska raamatukogu eelarvet suurendame 131 040 eurot, millest siis 37 500 eurot on uute ruumide ostuks ja 93 540 eurot on projekteerimiseks ning remondiks. Ning Värska lasteaia eelarvet suurendame 30 000 eurot ja see on siis 4. rühma avamisega seotud ruumide projekteerimiseks ja ümberehituseks. Ja likviidsetest varadest suuname siis eelarvesse 37 500 eurot ja selle aluseks on siis eelmise vallavolikogu otsus number 8, mille arvelt siis need uued ruumid soetatakse. Et see oleks siis praegu esimese lisaeelarve lühike kokkuvõte. Ma paluks siis volikogul eelarve vastu võtta. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Jah, eelarvekomisjon siis esmaspäeval vaatas seda esitatud lisaeelarvet detailsemalt läbi ja etteruttavalt võib öelda, et eelarvekomisjoni poole pealt on esitatud siis muudatusettepanek, mis tähendab seda, et ettepanek on volikogule muuta määruse eelnõus teatud punkte ja seda täiendada ja ma seletan lahti ka selle põhjuse. Me otsisime võimalusi, kuidas investeerimistegevuste poole pealt jõuda olukorrani, et me ei peaks vähendama teede ehituse ja remondi peale ehk nii-ütelda siis teede paremaks tegemise peale seda planeeritud mahtu. Nii nagu Leia ette kandis, see summa oli siis 18 487 eurot, mis oli vallavalitsuse poolt tehtud ettepanek, et selle summa arvelt katta ka siis lumetõrje kulusid ja me jõudsime lahenduseni ja siia ekraanile kuvatud muutmisettepanek on siis alljärgnev, et muuta määruse eelnõu paragrahv 1 siis eelarve kogumahtu ehk siis seda summat just selle 18 487 euro võrra suuremaks, siis tulenevalt eelarve kogumahu muutmisest viia sisse vastavad parandused ka lisadesse 1–4. Ma olen kursis ja tean, et vallavalitsus on selle ettevalmistustöö ehk alternatiiviga tänase istungi jaoks valmis pannud. Ja teise
ettepanekuna on siis lisada määruse eelnõusse paragrahv 2 kohustuste võtmise lubamine sõnastuses, et vallavalitsusel lubatakse võtta täiendavalt laenu investeeringute katteks kuni siis 18 487 eurot. Ja olemasolevas määruses muuta siis numeratsiooni paragrahv 2 muutuks paragrahv 3. Ja läbi on siis arvutatud ka see ja saadud teadmine, et sellise tegevuse läbi tegelikult siis valla laenu netokoormus mitte ei suurene summa summarum, vaid tegelikult 3,2% võrra väheneb selle liites põhieelarvele siis ka selle lisaeelarve ja peale selle määruse ja lisaeelarve vastuvõtmist oleks netokoormus senise 53,8% asemel 50,6%. Ja ettepanek volikogule toetada eelarvekomisjoni poolt esitatavat muudatusettepanekut. Aitäh! Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda, kellel on küsimus või kes ei saa käega märku anda, võiks mikrofoni sisse lülitada ja kohe küsida. Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või veel mingeid ettepanekuid? Kellel on sõnavõtusoov, palun anda käega märku. Kas sõnavõtusoove ei näe? Lugupeetud volikogu, kuna komisjon on teinud muudatusettepaneku lisaeelarve otsusele ja selle muudatusettepaneku sisu on see, et investeeringuid teedesse ei vähendata ja vastavalt sellele siis antakse vallavalitsusel lubada võtta täiendavat laenu investeeringuteks kuni 18 487 eurot, et tagada siis eelarve tasakaal. Kuna kõik need siin ka teile ette kuvatud ettepanekus, need 3 punkti, need on kõik üksteisega seotud, siis tegelikult on tegemist ühe muudatusettepanekuga ja nagu siin muudatusettepanekus on kirjas, et tehakse ka vastavad siis parandused teile välja saadetud lisaeelarve lisades 1–4. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele eelarvekomisjoni ettepaneku, mis on teile kuvatud. Palun hääletada kas poolt või vastu. Ma sain 12 poolthäält, lõpetame hääletuse. Vastuhääli ei olnud, kuna meid on 14, siis 2 inimest pole ilmselt siis hääletanud. 12 poolthäälega muudatusettepanekud heaks kiidetud. Helle, palun kuva meile lisaeelarve
lisaeelarve otsus. Teile kuvatud lisaeelarve määruses on siis ka just äsja hääletatud muudatused sisse viidud. Nii, palun võtke kõik oma hääletused maha, kellelgi on veel mul endal. Nii, lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa valla 2021 aasta esimese lisaeelarve. Palun hääletada, kes on poolt või vastu. Hääletamine on lõppenud, hääletuse või määruse poolt on 12 volikogu liiget, vastuhääli ei ole. Sellega on määrus vastu võetud. Lugupeetud volikogu, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa valla arengukava 2020–2029 muutmise algatamine. Ettekandeks sõna Ulvi Ooperile. Tere, austatud volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Teie ette on siis kuvatud Setomaa valla arengukava 2020–2029 muutmise algatamise eelnõu. Setomaa vallavalitsuse ettepanek on algatada Setomaa valla arengukava muutmine aastateks 2021–2030 ning kinnitada eelnõu koostamise ajakava järgmiselt. Arengukava investeeringute kava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja eelnõu koostamine toimub järgmise kuu jooksul ehk juunikuus. Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, tehakse täpsustused hetkeolukorra analüüsis, viiakse läbi Setomaa valla elanike seas rahulolu küsitlus ning vajadusel tehakse ka muudatusi tegevustes. Eelarvestrateegia ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks. Vallavolikogu komisjonidel palun tutvuda arengukavaga samuti juunikuus. Valdkondlikud komisjonid palun kaasake koosolekutele ka osakonna juhatajaid ning vallavalitsuse valdkonna eest vastutavaid spetsialiste. Ja seejärel toimub arengukava 2021–2030 eelnõu avalikustamine 5.–19. juulini ning avalikustamise perioodil on veel ka võimalik kõikidel teha ettepanekuid arengukava muutmise osas ja ettepanekud tehakse siis vallavalitsuse kantseleisse ja valla üldmeili aadressile. Avaliku arutelu, avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamine toimub 28. juuli ja Setomaa vallavalitsus koostab valla arengukava kinnitamise eelnõu ning esitab selle volikogule tutvumiseks hiljemalt 4. august. Seejärel esitab vallavalitsus arengukava kinnitamise eelnõu volikogule hiljemalt septembri istungile. Aitäh! Aitäh, Ulvi. Kaasettekandeks sõna Polli Röösikovile. Aitäh. Arengukomisjoni seisukoht on, et eelnõu Setomaa valla arengukava 20–29 aasta muutmise algatamise kohta võtta vastu otsusena. Aitäh. Lugupeetud volikogu liikmed, kas on teil ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ei näe
ühtegi küsimust. Aitäh ettekandjat, lugupeetud volikogu liikmed. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Mingeid muudatusettepanekuid? Ei näe ka sõnavõtu soove. Sellisel juhul lähme hääletamise juurde ja kellelgi on üks hääletusnupp juba sees. Kas jälle minul? Ei ole. Katrin, palun võta oma hääletus maha. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa valla arengukava 2020-2029 muutmise algatamise. Kes on selle otsuse poolt või vastu? Palun hääletada. Otsuse poolt on 14, vastu ei ole ja erapooletuid ka olla ei saa. Sellega on otsus vastu võetud. Aitäh. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on revisjonikomisjoni aruanne. Ettekandeks sõna Oleg Kostöökovile. Aitüma. Tervitusi kõigile. Aruanne koosneb 2 punktist ja siis ma loen ta ette. Esimene punkt on siis Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjon kontrollis Setomaa vallavalitsuse 20. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest ja audiitori hinnangust. Revisjonikomisjoni kohustuseks on avaldada arvamus Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruande kohta. Kontrolli eesmärk oli veenduda, et Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruanne ei sisaldaks eksimusi ega ebatäpsusi. Komisjon tutvus tegevusaruande ja raamatupidamise aruandega, hinnati aasta aruande esituslaadi tervikuna. Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruande osas eksimusi ega ebatäpsusi, mis vajaks käesolevas revisjonikomisjoni aruandes eraldi väljatoomist, ei leitud. Revisjonikomisjon kuulas ära vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Leie Hääle, sõltumatu vande audiitori Merike Kiisk auditi hinnangul kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 aasta ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Ja siis revisjonikomisjoni ettepanek Setomaa vallavolikogule kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Ja siis teise punktina revisjonikomisjoni tegevusest 2020. aastal. 2020 aastal tegutses revisjonikomisjon koosseisus esimees Oleg Kostõgov, aseesimees Arno Vares, liikmed Arne Leima, Imre Liivago ja Svetlana Ratus. Setomaa vallavolikogu 26. veebruari 2020 aasta otsusega number 5 kinnitati revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan. Siis tööplaan oli siis selline: esimene revisjonikomisjoni arvamuse andmine Setomaa valla 2019. aasta majandusaasta aruandele. Siis teine oli Setomaa valla arengukava ülevaatamine 2018-19 investeeringute kava täitmine. Ja siis Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste kontroll. Revisjonikomisjon 2020. aastal pidanud 2 koosolekut. 12.02.2020 külastati Setomaa vallavalitsuse hallatavat asutust Setomaa muuseumid, sealhulgas Obinitsa muuseum ja Lutjärve talu, Saatse muuseum,
Värska talumuuseum, Seto Tšaimaja. Tegevuse ülevaate andsid ja komisjoni liikmetele küsimustele vastasid varahoidja Evelin Turvas ja Tea Korjala ning direktor Merili Marienhagen. Komisjon võttis esitatud info ja olukorra teadmiseks. Samal koosolekul arutati 2020. aasta tegevusi ja koostati tööplaan. Teine koosolek 25. mai 2020 päevakorras Setomaa vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande arvamuse andmine. Komisjon tegi volikogule ettepaneku aruanne kinnitada. Arengukava ülevaatamine ja muudatusettepanekute tegemine on olnud erinevate komisjonide päevakorras ja komisjoni liikmed on osalenud vastavad komisjonide koosolekutel. Haridus- ja spordikomisjoni koosolekul juunis 2020, kultuurikomisjoni koosolekul juunis 2020, sotsiaalkomisjoni koosolekul juunis 2020, majanduskomisjoni koosolekutel juunis ja augustis 2020, arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul juulis 2020. Sellega siis on selline, näeb siis revisjonikomisjoni aruanne välja. Aitüma. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi revisjonikomisjoni esimehele? Palun käega märku anda. Küsimusi ei ole. Kas volikogu liikmetel või teistel revisjonikomisjoni liikmetel on sõnavõtusoovi revisjoni tegevuse päevakorrapunktis? Kui on sõnavõtusoove, palun käega märku anda. Ei näe ka sõnavõtusoove ja kuna meil otsuse eelnõud ei ole, siis lisame revisjonikomisjoni aruande meie protokollile ja jääb sellega revisjoni tegevus volikogul üle vaadatuks. Järgmine päevakorrapunkt on meil Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandeks sõna Leie Häälele. Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusgrupi aruanne sisaldab siis informatsiooni vallavalitsuse kui ametiasutuse, hallatavate asutuste ning ka valitseva mõju all oleva juriidilise isiku osaühing Setomaa haldusmajandustegevuse tulemusi. Aruanne on siis koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Majandusaasta aruande on auditeerinud OÜ AMC Audit, vandeaudiitor Merike Kiisk. Audiitor kontrolli koha peal ei toimunud, kogu materjal saadeti elektroonselt ning tehti neile ka ligipääs arvetekeskusele. Ja audiitori aruanne esitati meile siis 10. mail. 20. mail istungil vaatas siis vallavalitsus aruande läbi üle ja kiitis heaks. Ning nagu kuulsite, siis revisjonikomisjon tutvus aasta aruandega 19. mail. Et konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb siis 2 osast. Tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest. Tegevusaruandes on ära toodud struktuur, peamised finantsnäitajad, ülevaated siis arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest ning ka 2020. aastal tehtud siis investeeringute ülevaade. Et seal on ära toodud investeeringute kava, eelarve ja ka siis täitmine. Nüüd raamatupidamise osa koosneb siis põhiaruannetest, milleks on siis bilanss, tulemi aruanne, rahavoogude aruanne ja eelarve täitmise aruanne. Ja lisadest, mis siis
kirjutavad nagu lahti need põhiaruande näitajad. Ja võib-olla tookski ära ka siis tähtsamad näitajad, et bilansi maht on 16,78 miljonit, millest siis põhivara on 9,98 miljonit, käibevara 6,8 miljonit. 2020. aastal soetati põhivara 1,63 miljoni euro eest ja põhivara amortisatsiooni arvestati 0,62 miljonit eurot. Kohustusi on kokku 8,05 miljonit, millest siis laenukohustusi on 2,52 miljonit. Ja netovara moodustab siis 8,73 miljonit. Tulemiaruande näitajad on, et tulem oli positiivne 1,2 miljonit eurot, põhitegevuse tulud kokku 11,47 miljonit ja tegevuskulud 10,24 miljonit. Ja investeerimistegevuse tulud ning kulud kokku moodustavad siis 0,03 miljonit. Eelarve täitmise aruandes, et täpsustatud eelarve 2020 oli 8,11 miljonit eurot ja täitmine oli 7,06 miljonit eurot, millest siis põhitegevuse tulud moodustasid 5,86 miljonit ja põhitegevuse kulud 5,09 miljonit. Ja tulem oli 0,77 miljonit eurot. Netovõlakoormus oli siis 42,9% põhitegevuse tuludest. Ja kui nüüd analüüsida peamisi finantsnäitajaid, siis selgub, et vald on planeerinud oma tegevusi realistlikult ning majandanud säästlikult ja jätkusuutlikult. Et oleks siis ettepanek aruanne kinnitada. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Oleg Kostõegovile. Aitüma. Revisjonkomisjon oli koos 19. mail, reaalselt olime 3. korrusel, saime põhjaliku ülevaate finantsnõunikult, esitasime küsimusi ja revisjonkomisjoni ettepanekuna volikogule ettepanek kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aitüma. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi küsimuse soovi. Aitäh ettekandjatele. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun käega märku anda. Ei näe ka sõnavõtusoove. Lugupeetud volikogu liikmed, siin on kahe liini. Arno, palun võtta oma hääletus praegu maha. Hääletust ei käi. Ja kellel veel on? Katrin, palun võtta ka oma hääletus maha. Aitäh. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavalitsuse 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Palun hääletada otsuse osas. Lugupeetud volikogu, lõpetan hääletuse. Otsuse poolt hääletas 13 volikogu liiget. Vastuhääli ei olnud. Sellega on otsus vastu võetud. Jätkame volikogu istungiga ja järgmiseks päevakorrapunktiks on meil Pikk tänav 33 ja Pikk tänav 52 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandeks sõna Erika Joonasele. Palun. Tere päevast minu poolt kõikidele volikogu liikmetele ja tervist ka vallavalitsuse liikmed.
Pikk tänav 33 ja Pikk tänav 52 detailplaneering algatati eelmise aasta jaanuaris volikogu otsusega number 1. Eelmise aasta vältel siis toimus detailplaneeringu koostamine ja aasta lõpuks ilmnes täiendav vajadus kooskõlastamiseks määrati ka Muinsuskaitseamet. See nüüd mõned kuud pikendas kogu planeeringuprotsessi, kuna täiendavalt liideti planeeringualaga veel ka Pikk tänav 52A, kus asuvad siis Põhjalaagri barakid ja planeeritava ala pindala laiendamisel on siis 7,4 hektarit. Algatamisel oli see 6,4 hektarit. Praeguseks on siis detailplaneeringu kehtestanud kõik kaasatud ametiasutused ja arvamused on tulnud ka siis mõnedelt maaomanikelt ja ma jagaksin hea meelega teiega seda planeeringu põhijoonist, et siis tutvustada. Ma jagan ise, siis ma saan nagu hiirega viidata ka, kui see sobib. Et tutvustaks teile siis planeeringut. Nii. Loodan, et te näete siis joonist. Planeeringuala on siis jaotatud 11 positsiooniks. Esiteks on siis positsioonid 1, mis on siis majutushoone ja üksikelamumaa kombinatsioonis. Et majutushoonena on mõeldud siis olemasolev ehitis, mida on laiendatud või mida tahetakse laiendada üle 33% ja selleks on siis ka plaanis esitada planeering Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Alale on planeeritud ka supluskoht ja muu on siis selline nagu on. See on jaotatud veel siis positsioon 2 ja 3, mis on ette nähtud siis üksikelamumaadeks, samuti ka positsioonid 5 ja 6. Kollasega on siis näha lubatud hoonestusalad. Positsioon 4 on samuti majutushoone ja korterelamumaa kombinatsioonis, siis majutushoonena soovitakse renoveerida olemasolev ehitis, mis on Põhjalaagri aegne ohvitseride maja ja seda siis renoveeritakse säilitades Põhjalaagri aegne ilme. Kogu see ala on miljööväärtuslik ala ja kõik ehitusõigused saadakse siis selliste tingimustega, mis on planeeringusse sisse kirjutatud ja peavad järgima siis neid arhitektuuri printsiipe. Edasi on siis positsioonid 7, see on ka ärimaa, kus on ka olemasolev hoone. Praegu, kui mööda sõidate, siis näete seal ühte kivimüüridest juba korrastatud hoonet. Seda on ka lubatud laiendada, aga praegu on ta endises mahus siis renoveeritud. Positsioon 8A on koos positsiooniga 8. Positsioon 8 on siin suuremalt ja see on kõik roheline ja on ette nähtud siis turismimatka ja väljasõidukohana, et siin on olemasoleva ehitisena käimla, mis on ka nagu arhitektuuri väärtusega, et seda siis on ka lubatud renoveerida, säilitades seda ilmet. Positsioonil 9 on siis juurde liidetud ala planeeringule, kus asuvad siis 3 Põhjalaagri barakki. Siia on ka planeeritud siis teenindavad parklad
ja juurdepääsuteena on siis positsioon 10, kus on näidatud siis juurdepääsuks tee, mis peale väljaehitamist antakse avaliku kasutuse ja antakse üle Setomaa vallale. Seda teed siis saavad kasutada ka krundid positsioonil 6 ja 5, kusjuures positsioonil 6 siis seatakse servitud positsioon 5 kasuks, et nad saaksid juurdepääsu oma krundile ning positsioon 7 juurdepääs. Ja siit on siis veel ka läbiv tee siia tagumisele kinnistule ning jääb ka siis kasutusse otsetee siia väljasõidule, aga see jääb siis positsioon 8 oleva kinnistu koosseisu. Selline on siis kiire ülevaade planeeringust, mida siis soovime täna vastu võtta ja lühidalt. Siis ma lisaksin veel selle, et nüüd kui vastuvõtmine ära toimub, et siis saame esitada planeeringu, eks ole, Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamise taotlusega ja samaaegselt ka siis esitame Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks, et siis juba peale avalikku väljapanekut planeering kehtestada. See on lühidalt kõik. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Volli Röösikovile. Aitäh. Arengu- ja planeeringukomisjon on seda eelnõu arutanud oma koosolekul ja sealt käis läbi selline küsimus, et kui laululaval hakatakse tegema suuri üritusi, et siis on probleem parkimisega ja selle vastus oli, et selle peale tulevikus mõeldakse. Nii et aga komisjoni ettepanek on, et võtta eelnõu vastu otsusena. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Tundub, et kõik küsimused on jäänud juba komisjonidesse. Komisjonid on tööd hästi teinud. Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Volikogu liikmed, kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove antud päevakorra küsimuses? Palun käega märku anda. Ei näe ka ühtegi sõnavõttu soovi. Lugupeetud volikogu. Panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse pikk tänav 33 ja pikk tänav 52 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Palun hääletada. Lõpetan hääletuse. Eelnõu poolt oli 13 häält, vastuhääli ei olnud. Sellega on otsus vastu võetud. Jätkame volikogu istungi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on sanatooriumi T4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Ettekandeks Erik Õunasele. Aitäh. Sanatooriumi T4 detailplaneering algatati möödunud aasta märtsi volikogu otsusega. 12. mail esitas detailplaneeringu algatamise taotleja avalduse, et soovib planeeringu
koostamise lõpetada ja planeerimisseaduse paragrahvi 129 lõike 1 alusel me võime seda lõpetada, kui kinnisasja omanik on esitanud taotluse selleks. Nii et terve selle aasta jooksul detailplaneeringu koostamisega nagu kaugemale ei olegi jõutud ja omanik leidis, et tal on nagu muud plaanid juba elus ja aeg on edasi läinud ja soovid on muutunud. Nii et rohkem nagu ei olegi midagi lisada. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Volli Rõõsikovile. Aitäh! Teen ettepaneku eelnõu sanatooriumi D4 detailplaneeringu koostamise lõpetamise kohta võtta vastu otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ühtegi küsijat ei näe. Suur tänu ettekandjatele. Kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove? Palun käega märku anda. Ei näe ka ühtegi sõnavõttu soovi. Lugupeetud volikogu, asume hääletama Setomaa vallavolikogu otsus sanatooriumi D4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Volikogu liikmed, palun hääletada. Otsuse poolt on 14 häält, vastu erapooletuid olla ei saa. Sellega on otsus vastu võetud. Aitäh! Lugupeetud volikogu, kas on kellelgi mingeid avaldusi teha, mingeid eelnõusid esitada? Siis kui on sõnavõtusoove, palun käega märku anda. Volikogu liikmetel avaldusi ei ole. Nii, ja räägime siis natukene järgmisest istungist. Järgmine eesseisus võiks toimuda 11. juunil ja volikogu 17. juunil. Ja volikogu istung ilmselt me teeme juba siis füüsiliselt koos olles ja järg võiks olla vist jõudnud. Vaatan selle veel üle ja vaatame eesseisuses ka üle, aga istung võiks toimuda ilmselt Värskas ja eesseisus Meremäel. Selle pärast selline kuupäev, et siin on meil just kooli jaanipäev on siin ja võidupüha ja meil on ka seal vahepeal veel koolide lõpetamised ja Soome-Ugri maailmakongress, et tegelikult on natukene selle istungi kuupäevaga kah võib-olla probleeme, aga arutame siis seda volikogu eesseisuses ja kõik volikogu kutsed lähevad loomulikult tähtaegselt volikogu liikmetele. Minu poolt kõik, aitäh protokollijatele ja ilusat päeva jätku. Head aega. Head aega.